Prometheus inimestele otsustas tule varastada? Tule varastamine jumalatelt on väga erinevatel rahvastel levinud motiiv, sageli varastamine. Rohi, mis aitab mäletada ja rohi, mis paneb unustama? Nojah, põhimõtteliselt küll jah, et seal kasutatakse seda rohu või nagu praktiliselt siukse nõiarohu sõna. Pandora laeka, aga kuidas sellest tünnist laegas sai, et tegelikult, eks ole, kreeka keeles on selle asja nimeks Pitos, mis on tõesti siuke suur tünn. Zeusil olid, võib-olla on siiani, seal, kus ta elab, Olümpusel siis või Zeusi kodus igal juhul 2 tünni. Nii, olen tagasi Tartus, Neeme Näripääl külas ja viimane kord, see oli suve poole. Saime kokku ja rääkisime Kreekast või kolmest Kreeka ajajumalast ja siis sai kokku lepitud, et just tookord me rääkisime sellest Prometheusest, sest võiks selle Prometheuse all ka uuesti kokku saada ja täna siis räägimegi valdavalt Prometheusest, kus mul see mõte tuli. Siin kanalil on palju juttu olnud Richard Tarnasest, et tema esimene raamat, mis ilmus, kui me eksi, siis 95-96, selle pealkiri oli Prometheus ärataja, või inglise keeles Prometheus the Awakener. Teine raamat, mis ta ilmus tal, ma arvan, et see oli seal 90. lõpus, oli siis The Passion of the Western Mind, mis on täna ka Edmund Burke'i seltsi saljas ilmunud, see on siis see lääne mõtteloo ajaloost. Ja kolmas raamat on siis Kosmose psüühe, mis on praegu tõlkimisel, see ilmus tal 2006. Aga Prometheus ärataja, ma tema Prometheus the Awakener või Prometheus ärataja raamatu kokkuvõtte tõlkisin ära ja saate lõpus ma loen ta tervenisti ette, aga ma siit loen algatuseks selle esimese lõigu, et miks ma siin valdavalt enda kanali siis tegelen tähetarkusega, ütleme selle müüdi poolega, astroloogiast ja Tarnas siis kirjutab niiviisi seal kokkuvõttes esimeses lõigus. Ma usun, et astroloogilise uraani arhetüüpse identiteedi tunnustamine müütilise Prometheusega võib radikaalselt laiendada ja süvendada meie arusaama selle planeedi tähendusest. Ehk Tarnas on niiviisi öelnud, et kui need 7 planeeti või 5 planeeti, mida siis tunneme, on ju kreeklastelt, on ju Hermes, Ares, Afrodite, Kronos ja Zeus ja Rooma vasted siis Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter ja Saturn. Et nemad said siis oma nimed. Need planeedi jumalad olid ka selles müüdiloomes olemas. Ja nüüd kaasa lavastatud siis uraan kõige esimesena, siis sellist see astronoomide poolt avastatud, et sellist aktiivset müüdis me enam mingis mõttes ei ela sellel ajal. Et Tarnas siis ütleb, et uraani nimi võiks Prometheus olla, aga täna siis räägime Prometheusest ja võib-olla see alustuseks üldse, et see on muidugi üks kujund, mida väga paljud teavad, aga ma siin viimased nüüd paar nädalal on rohkem Prometheusega tegelenud ja rääkinud, siis mõndadele on ka võõras. Kes on Prometheus? Nojah, et Prometheus on päris keeruline tegelane, et ilmselt me saame nagu vestluse käigus kuidagi neid erinevaid kihte tema puhul ka lahata nagu natuke nagu iseenesest, eks ole, Prometheus on tuntud kõigepealt selle poolest, et ta varastas tule Zeusilt siis enne kõike ja kinkis selle inimestele ja nii-öelda karistuseks siis selle tulevarguse eest Zeus omakorda lasi meisterdada ma ei teagi, kas öelda esimese naise või igal juhul nagu naise Pandora, kelle ta siis saatis teatud versiooni järgi Prometheuse venna juurde. Prometheus oli venda hoiatanud, et Pandora vastu ei võtaks venda, aga et vend ikkagi võttis selle naise vastu ja siis temaga oli kaasas suur tünn, kus oli palju halba sees. Seda, kas seal oli ka head, see on väga keeruline küsimus. Igal juhul oli palju halba sees ja siis Pandora avas selle tünni
tünni korgi ja sealt lendas palju asju välja, ainukesena jäi tünni lootus, mis on ka nagu veel üsna keeruline küsimus, et mida see tähendab, et see lootus tünni jäi. Ja noh, Prometheus ise, noh, tema vennaks oli see Epimetheus, kes selle Pandora vastu võttis, või no võib-olla siis antud kontekstis oluliseks vennaks. Prometheus ise oli iseenesest nagu vanemast jumalate põlvkonnast natukene. Ja noh, tuntud ongi ta siis selle vastasseisu tõttu Zeusiga ja lisaks siis no ütleme siis see naise saatmine, Pandora saatmine oli karistus inimkonnale, aga samas ka Prometheus ise pidi karistada saama ja tema karistuseks oli siis see, et ta mingi kõrge mäe otsas, neid variante on erinevaid, mis mägi see täpselt võis olla, aheldati kalju külge ja siis käis kotkas tema maksa söömas ja öösiti, kui kotkast ei olnud, siis maks kasvas talle tagasi. Ja noh, maks omakorda oli kreeklaste jaoks selline tunnete keskkoht, tunnete ja ka teatud sorti mõtete, nii et ilmselt see on nagu seotud ka, noh, sellepärast ta seda maksa sõi konkreetselt siis. Et see oli nagu oluline organ ja ka kuidagi sellise psüühikaga seotud organ või emotsioonidega seotud organ. Ja no siis jällegi teatud versioonide kohta põhjal mõni aeg hiljem siis Herakles, teine kuulus kangelane, vabastas selle Prometheuse sealt kaljuküljest. Aga nii nagu tegelikult Kreeka müütidega on lood väga sageli, et eksisteerib nagu hästi palju erinevaid versioone. Noh, kas või sükestes faktides, et noh, ühe müüdi järgi Herakles vabastas Prometheuse, teise müüdi järgi võib-olla Prometheus on siiani seal ja nii edasi, et on nagu eri variante. Ja noh, see Prometheus ise on ka tegelikult päris keeruline tegelane, et tal on teatud seosed Hephaistusega ja veel igasugused kihid. Ja sa mainisid seda, et ta oli nendest vanematest jumalate põlvkonnast, eks seal tuleb siis see titaanidest mängutest, kui seda ongi titaan siis oli. Põhimõtteliselt on ta titaan, jah, just. Kuidas siis võiks üldse aru saada, no titaanid olid enne siis, ütleme, need Kreeka jumalad, mida me rohkem võib-olla teame, või no mis uuemad Olympuse, et kirjelda natuke seda, et kes need titaanid on või olid? No põhimõtteliselt titaanid, ma vist ise ütlekski kõige pealt lihtsalt, et tegu on nii-öelda jumalate varasema põlvkonnaga, selles mõttes, et selles Kreeka süsteemis ka jumalad ei ole, noh nagu jumalate puhul on ka see nii-öelda põlvkondade teema lihtsalt sees, et nad ei saa nagu lihtsalt olla, vaid neil peavad olema vanemad ja neil omakorda vanemad ja nii edasi, et mingi põlvnemine, mida peab toimuma, noh kuni sinnani välja, et umbes Hesiodose teogoonia algab sellega, et kõik tekkis kaosest, nagu kõigepealt oli kaos, aga siis sündisid sealt esimesed, sündisidki nagu taevas ja maa, põhimõtteliselt seal Uranos siiski on olemas isegi mingi sellise nagu jumaliku jõuna vähemalt. Ja siis neist sündisid uued ja uued ja uued, et selles mõttes see põlvkonnad on nagu olulised ka jumalate puhul, et nad jaotuvad põlvkondadesse ja noh, teine asi on see, et kuna jumalad ei sure, nad on surematud, siis kreeklaste meelest olid, et siis põhimõtteliselt ilmselt peavad toimuma pidevalt mingid kokkupõrked põlvkondade vahel, et noh, nagu kui keegi eest ära ei sure, et siis peab nagu eelmise põlvkonna kõrvaldama, et ka nagu selles mõttes siis teine oluline nüanss selle nooremate jumalate põlvkonna puhul, Zeusi ja tema vendade ja nii edasi, nende puhul on see, et toimus jällegi vastasseis selle vanema jumalate põlvkonnaga ja siis lõpuks nii-öelda see noorem põlvkond võitis ja need vanemad jumalad siis on, kes kus parajasti on, et kas nad on kuskil vangis või on kuskil, no enamasti on nad vangis jah, kuidagi aheldatud kuhugi ja nii edasi. Jah, see, mis ma siis lugesin, et
et kui oli siis see nende vanade ja nooremate jumalate omavahelise sõda või taanide ja siis Olympuse, kuidas see nimetatakse, olümpian see, kuidas see nimetatakse? Nojah, Olympuse jumalad. Jah, Olympuse jumalad, et siis Prometheus läks siis nende, oli Zeusi, no aitas Zeusi või oli tema poolele. Ja siis tänu sellele Zeus siis teda säästis. Jah, põhimõtteliselt küll jah. Alguses säästis, aga et eks ole, siis ta pöördus ka Zeusi vastu nende asjadega, millest me rääkisime just ja siis ta kaheldati lõpuks nii-öelda. Ja siis seal inglise keeles ütles, et Prometheus siis tõlkes on, kuidas ta on siis, see on nagu tema on, Prometheus on siis inglise keeles forethought ja siis tema vend oli siis see afterthought. Jah, et see on nagu üks selline kuidas on eesti keeles? Jah. Raske tõlkida. Jah, nagu kuidagi võib-olla see Prometheus oleks siuke ettemõtleja ja see Epimetheus oleks siis, ma ei tea, tagantjärele mõtleja. Ma ei tea, ette tark ja tagantjärele tark võib-olla nagu natukene. Selles mõttes, et see pro ja epi on põhimõtteliselt eesliited. Pro puhul on ilmselt juba kuidagi intuitiivselt tajutav, et see on millegi ees ja epi on järel. Ja see teine pool sõnast siis või nimest siis tähendab jah, on seotud sellise plaanimise ja mõtlemise ja mingit sorti tarkusega. Aga tegelikult see etümoloogia, eriti Prometheuse puhul võib olla ka hiljem tekkinud, sellepärast, et tegelikult seda nime seostatakse ka üldse sellise Indo-Euroopa tüvega, mis viitab varastamisele, et nagu on võimalik hoopis, et see nimi on tulnud nagu varastamisest. Ja kui siis Prometheuse vend Savist voolisi või tegid siis inimkonna, et siis seal põgusalt lugesin, et siis ta vend andis kõik oma need parimad omadused loomadele ja siis inimesed jäid kuidagi armetud. Ja ilma siis nokkade ja küüniste ja kõikide selliste uhkete omadusteta, et siis Prometheus inimestele otsustas tule varastada. Jah, teatud versiooni järgi nii see on, jah. Et see on ka nagu eri kohtades natukene erinev, et teatud versiooni järgi tõesti Prometheus koos vennaga mingis mõttes siis meisterdasid inimesed, eks ole. Ja siis ka andsid neile need omadused. Muidugi nagu selles mõttes, et see inimeste meisterdamine on väga sarnane sellega, mida tegi mida nagu nii-öelda Prometheuse tule varastamise eest karistuseks, kuidas see Pandora meisterdati. Pandora meisterdati samuti nii-öelda mullast või maast, veest ja seda tegi Hefastos, kes esindab tuld selles mõttes, et selline nagu selles mõttes, et on ka siis variant, et mitte Prometheus koos oma vennaga ei teinud inimesi, või vähemalt sarnasel viisil tegid hoopis nende nii-öelda, tehti nagu karistuseks see naine neile üldse. Ja ka see Prometheus ja tema venna inimeste või tähendab tegemine ühelt poolt nad võisid need inimesed teha, aga ja ütleme siis tõesti loomadele anti need igasugused küüned ja hambad ja sarved ja muu kraam ja inimestele siis pidi nagu Prometheus tule andma, aga mingis mõttes ka see tule andmine on teatud versioonides või sellega kaasneb karistus inimestele või nagu jällegi ei ole see nii ühene, et nüüd tuli on see inimestele antud absoluutselt hea asi, mingis mõttes inimesed said selle tule, eks ole, nad said midagi head, aga samas näiteks selles samas Hesioduse töödes ja päevades kogu see kirjeldus on kontekstis, kuidas inimesi karistati ja üldse nagu kogu selle loo mingis mõttes sõnum on see, et inimeste elu on raske
ja inimeste elu on raske sellepärast, et jumalad või eriti Zeus ennekõike siis põhimõtteliselt neid no karistab millegagi. See on nagu erinevad versioonid, mis põhjustel nendel inimeste elu võib raske olla, aga et igatahes iseenesest on jah, nagu asja tuumaks see, et ühelt poolt nagu tuli on hea, aga teiselt poolt see on ka üks põhjendus, miks inimestel halb on. Lähme räägime sellest, ütleme vargusest või sellest kannatusest eraldi, aga võib-olla peatume korra sellel tulel endal. Mul, kui ma seda Prometheuse tule varastamist jumalatelt ja inimestele kinkimisest, siis mul läheb mõte kohe selle peale, et et siin teadlased on enam-vähem, et millal inimene kodustas tule. Et seal umbes 500 000 kuni 1 000 000 aastat tagasi. Ja siis mul läheb mõte selle müüdiga kohe nagu sinna hetke, kus et ma olen seal Põhja-Ameerikas palju ringi liikunud ja nende, ütleme, sellised õpetuse nagu põhitalasid seisnevad kõik ümber tule ja nad siis nimetavad seda tuld ka siis nagu siis just need Põhja-Ameerika indiaanlased originaaltehnoloogiaks. Et see on see kõige esimene tehnoloogia, mis meile siis, mida me kasutusele võtsime, mille õlgadel seisab siis ütleme, et see ülejäänud see karnatus ja kingitus, mis me sellega oleme saanud, eks. Aga võib-olla sellest tulest endast natuke, et mida üldse tuli sümboliseerib siin, mingis mõttes ta on see kese, eks. Jah. Ega seda on võib-olla nii otsa raske öelda, mida ta kõike sümboliseerida võib, et võib-olla siis pikem jutt oleks see, et tõesti olukord on selline, et eks ole kuidagi tuld üldiselt looduses niimoodi kuidagi iseenesest väga kuidagi ilusti ei leidu. Või selles mõttes, et eks ole, tuli tuleb siis kas kuskilt taevast välkudega, eks ole, ja siis võib nagu metsa põlema panna, siis ta nagu natuke aega on seal, aga siis ta nagu mets kustub ära võib-olla ja siis teda jällegi ei ole. Ja teine koht, kus siis seda tuld võib-olla või tulega kokku puutuda, on vulkaanid, aga et iseenesest jah, et ütleme, see tule varastamine jumalatelt on väga erinevatel rahvastel levinud motiiv, sageli varastamine, aeg-ajalt ka võib-olla midagi muud, aga et tuli on alguses kuskil jumalate juures, just ilmselt kuidagi selle tõttu, et teda kuidagi looduses niimoodi tavaliselt ei esine. Jumalad on taevas, kus see tuli on ja siis ta tuleb välkudena alla ja selle tõttu saab ka Zeusilt nagu tuld varastada või Zeusi atribuudiks on välgud või siis tuli on vulkaanis ja jällegi siis vulkaanid on seotud selle sepa kunsti jumal Hephaistusega näiteks Kreeka kontekstis, et siis võib-olla nagu seal see tuli eksisteerib. Ja siis tuleb see tuli kuidagi nende jumalate juurest inimeste juurde tuua ja tõesti sageli toimub vargus, et peale Kreeka mütoloogiaga minu meelest Veedades on tulevargus jumalatelt täiesti olemas. Et see on siis ühelt poolt see tulega seotud sümboolika ja teiselt poolt siis, mis ma mõtlesin veel sellest tulest, on tõesti see tuli on ka kuidagi selle loomismüüdiga mingis mõttes seotud, just nimelt ma mõtlen siin hetkel seda lugu sellest Pandora loomisest, et eks selle Pandora tehti maast ja veest, aga et selle tegijaks oli Hephaistos, kes on nii-öelda tule esindaja mingis mõttes just selle sepakunsti jumalana, et ütleme, see tule element oli seal ka juures ja samuti seda Prometheust aeg-ajalt, Prometheusel eksisteerib ka niisugune mingit sorti assotsiatiivne seos Hephaistusega, et nad on nagu natukene sarnased tegelased ja ütleme selles kontekstis veel see tuli võib-olla on oluline selleks, et
põletada savist asju, eks ole. Et noh, põhimõtteliselt kui nagu inimene tehakse maast ja veest, eks ole, siis selleks, et ta kuidagi noh, et see savist, mis tekitab niisuguse savi põhimõtteliselt, et siis selleks, et see savi kuidagi säiliks kaua, on teda vaja põletada ja selles mõttes on see tuli oluline. Ja kõige sellega veel seostub ohverdamispraktika, et eks ole, põhimõtteliselt väga levinud oli see teatud hetkest alates põletusohver, et siis mingis mõttes see tule kasutamine on ka selles kontekstis jumalatele meelepärane, et tänu sellele võib-olla tekib neil niisugune kuidagi meeldivam ohver, kui seda ohvriliha põletatakse. Kusjuures see on ka Prometheusega seotud motiiv, et Prometheus oli välja mõelnud, et tuleb ohverdada jumalatele pigem selliseid mittesöödavaid osi loomast, ehk siis rasva ja sisikonda ja niisugust kraavi ja siis selle muu sõid inimesed ära. Aga ja noh, nagu viimaks, mis selle tule sümboolikaga veel kindlasti Kreeka kontekstis ja ilmselt ka mujal, või no jah, nagu antropoloogiliselt üldiselt seostub, on see ju, et tegelikult tehaksegi see eristus, et küpsetatud asju söövad olendid, ehk siis inimesed on nii-öelda kultuursed ja noh, toorest toituvad on mittekultuursed, et mingis mõttes see küpsetatud ja toores üldse lahutab sellise tsiviliseeritud maailma mittetsiviliseeritud maailmast. Noh, loomulikult inimesed loomadest, aga lisaks ka tegelikult inimesed mingitest muudest elukatest ja kes söövad toorelt asju. Noh, ka mütoloogilistest tegelastest, kes ei kasuta tuld lihtsalt. Jah, seal ütleme viimasel, ütleme siis alates 2019 aastast, 6 aastat siis need, päris palju ümber siis nende selliste Põhja-Ameerika rituaalide ringi liikunud ja seal see tuli on nagu see keskne teema. Siis seal palju erinevaid lugusid on ju, müüte. Muidugi see kõrvale põigates, et see savist inimeste loomine, et see on sealsetes müütides ka erinevates hõimudest jookseb läbi. Et see kattub, aga just see tule asi, et seal, kuidas ma olen kuulnud selliseid vanemaid üldiselt see on nagu meeste all ka see tule hoidmine ja tule tegemine rohkem rituaalselt. Et siis seal üks asi, mida nad räägivad, on see, et mida siis noortele just õpetatakse, on see, et see küsimus, et kui palju meist oskab tuld üldse üles seada ilma, ma mõtlen, keegi kunagi ütles, et lähim tikuvabrik hetkel on Rootsis, eks. Et eestlastel eriti on veel säilinud, minnakse maale ja osatakse kaminasse või pliida alla tuli teha. Aga suurel osal maailmast puudub täielikult isegi kontakt elava tulega. Ja siis ma mingi vahe ka liikusin või tegin selle enda jaoks ära, et ma siis uurisin seda tule taela suunda, eestlaste see vana tule hoidmine, siis sellest kuidas see flint siis eesti keeles on mul nüüd tulekivi, jah. Et tulekivist siis selle sädeme löömine ja seda siis nad seal, ütleme ka, kui rituaalne tuli pannakse põlema, siis selline sakraalne või püha tuli, et siis seda ka tehakse siis seda vana viisi. Ja siis nad ütlevad, et oma lastele siis ütlevad nii, et tead, et sul võib-olla ei ole vaja seda teada, kuidas see tuli üles seada. Ja võib-olla sinu lastel ei ole ka vaja teada, kuidas see tuli põlema panna. Aga võib-olla siis sealt, kui me läheme 5, 6, 7 põlve, 10 põlve edasi, me ei tea, kuhu maailm läheb. See on üks teadmine, mis peaks säilima inimesele. Alati ja igavesti, kuidas panna üles tuli. Jah, aga selle juures on muidugi see huvitav nüanss, et tegelikult see Prometheuse müüt igasugustes versioonides pigem ei räägi tule tegemisest, vaid see tulevargus tal toimub niimoodi, et
võtab siis kusagilt seosi juurest elavat tuld ja ta viib selle tule nii-öelda putkevarre sees inimestele. Et see on tegelikult selline levinud viis, mida vist ma arvan, et erinevates kohtades igal juhul Balkanil rakendati nagu väga pikalt, et põhimõtteliselt nagu putkevarres on niisugune, eks ole, seest tühi, aga seal on see säsi sees, et põhimõtteliselt on võimalik see säsi seal süüdata niimoodi, et see putkevars ise ei põle läbi põhimõtteliselt, et seal sees hõõgub see tuli ja siis on võimalik seda tuld transportida ja mida kõike teha temaga. Et ta ei kahjusta, aga et sa saad nagu seda tuld kuidagi hoida endaga kaasas. Ja ma ütlen, et selles mõttes seda meetodit on kasutatud ka nagu täiesti ajaloolistel aegadel, mitte mütoloogilistel aegadel tule transportimiseks ja nii edasi. Et põhimõtteliselt see Prometheuse müüt kuidagi paistab pigem sinna poole kalduvat, et ta räägib sellest ajast, kui seda tuld tuli hoida nagu kogu aeg põlevana, et teda süüdata ei saanud või süüdata oli keeruline teda vähemalt nendel hetkedel, kui vaja oli ja et see tähendas pigem seda, et sa pead kuskil vaikselt nagu hõõgumas midagi hoidma kogu aeg endaga kaasas kandma võib-olla või siis, kui sul tuli ära kustub, siis naabri käest seda tuld laenama ja nii edasi. Et ta pigem nagu kirjeldab seda ja mingis mõttes ei ole Prometheuse puhul ka tegu selle leiutisega, et ta näitab, kuidas, et ta õpetab inimestele seda tulekivi kasutama, vaid iseenesest ta toob lihtsalt selle tule inimestele. Jah, see kui ma proovisin näiteks tuletaelaga kivi või seda tulekiviga ja taelaga seda tuld üles saada üliraske. Ja selle hõõrdemeetodil ka ta ei ole ikkagi lihtne tegevus. Siis uurisin ka neid Eesti vanu tule hoidmise kombed, et siis see nii-öelda tule siis hoidmine kas seal taela sees või siis kuskil koldes, et sellest hommikust jälle see tuli siis käima panna, et see tule hoidmise komme on ütleme üsna hiljuti veel üsna käibel. Aga tuli, see ütleme selline müstiline olemus ka tal, eks eestlased eriti oma jaanipäevade ja harjunud rohkem siis lõkke ümber istuma ja sinna vaatama. Et see teatav, tal on see nagu valgustav printsiip, sümboliseerib sellist tsivilisatsiooni ennast ka, et see tule ümber olemine miski, mis et kui siin öeldakse, et 500 000 või miljon aastat vana, et me tunneme seda ka, kui tuld vaatad, et siis sa mingis mõttes saad nagu osa sellest tule jumalast või selle, mis on siis varastatud ja endale võetud enda käsutada. Ja ma arvan, et see on ka oluline aspekt, selle kohta ma isegi põhimõtteliselt võib ka Kreeka kontekstis sellest rääkida, et ma saan nagu väga hästi aru sellest, et mingis mõttes see tuli tõesti nagu liidab ka kokku need tule ümber istujad või nagu selles mõttes ta on mingi selline tõesti niisugust kogukonda liitav nähtus. Kreeka kontekstis ma lihtsalt korra mõtlesin selle peale, et sellistes vanades Kreeka arhitektuuri puhul, eriti varase arhitektuuri puhul oli see kolle ka nagu suhteliselt sageli mingis sellises maja keskruumis või nagu sellises ruumis, kus ka külalisi vastu võeti ja nii edasi. Jaa. Võib-olla liigume siit edasi, et kui see tuli kokkuvõtvalt, mulle meeldib väga see, mis ma sealt indiaanlastelt kuulsin, et see originaaltehnoloogia või see kõige esimene tehnoloogia, see sõna tehnoloogia ise on ka ta on nagu natuke võõras mingis mõttes, eks, et ta ei ole nagu otseselt nagu looja enda aspektiga otseselt seotud, et ta on midagi, mida inimene on siis loonud, saanud kuskilt mingi teadmise ja siis seda kuidagi rakendanud. Et tuligi see originaaltehnoloogia, et kui me siin täna räägime
Prometheusest ja siis kuulajatel soovitan siis kuklas hoida, et kui me mõtleme siis selle planetaarse uraani peale või uraani arhetüübi peale, et siis tehnoloogia on siis see üks põhiomadusi, mida siis see Prometheus siis muidugi kannab ja siis see uraan astroloogiliselt. Aga võib-olla see teine suur teema siis, mis seal on siis see, mis siis ka selle planetaarse uraani puhul on hästi oluline, siis see mäss või siis see vastuhakk, mis on ka tänapäeval väga aktuaalne, et kellegile või millelegi vastu hakkamine. Jah. Jumalate vastu mässamine. Ma arvan, et Prometheus mingis mõttes on kindlasti sellise vastuhakku sümbol, et seda ta kindlasti on. Muidugi see vastasseis nagu vastuhakk Kreeka kultuuri kontekstis on mõnes mõttes väga läbiv motiiv või nagu selles mõttes, et just nimelt mingid sellised vastuolud, näiteks seesama erinevate põlvkondade vahel ja üldse nagu erinevate tegelaste vahel on sageli võib siis öelda kuidagi sellist ajalugu muutev või mingit sellist elu muutev protsess või nagu selles mõttes, et nende vastuseisude kaudu mingis mõttes asjad muutuvadki. Tekivad uued põlvkonnad, tekivad nagu uued suhted ja nii edasi. Just. Jah, kui vastuhakkust siis tarnas oma selles Prometheus äratajast ta vaatleb siis muidugi üks moment siis, millal üldse uraan, kui see Prometheus või kui nimetada Prometheuseks teda avastati, et siis oli selline väga vastuhakuline periood inimajaloos, et ühel pool siis Prantsuse revolutsioon, teisel pool Ameerika revolutsioon, et üldse sõna revolutsioon, siis ta on ka sellest ajast pärit sealt. Et täna me võtame seda sõna kui revolutsioon väga iseenesest mõistetavana, aga jah, võib-olla see revolutsiooni ja siin siis müüdi analüüsist ütles ka, et see on pigemgi siis sellise nagu vastuhakk siis mitte, et midagi isiklikult saada, vaid et sellise õigluse ja ütleme siis sellise rahva hüve jaoks vastuhakk. Ja, et mingis mõttes tõesti selle Prometheuse näitel saab ka rääkida sellest, et ma arvan et ütleme sellised kultuurilised revolutsioonid väga sageli käivad siis kaasas nende tehniliste või tehnoloogiliste revolutsioonidega ja vastupidi, et nagu ma ei tea, kumb on enne ja kumb pärast, aga et kipuvad kokku langema need, et nagu mingis mõttes Prometheuse tulevargus saame pidada seda nii-öelda tehnoloogiliseks muutuseks, eks ole, väga oluliseks tehnoloogiliseks revolutsiooniks. Aga ja ütleme sellised tehnoloogilised revolutsioonid väga sageli kultuuriloos nendega ka kaasneb selline, kaasnevad pinged põhimõtteliselt nagu pinged selle vahel, et ühed arvavad, et nagu varem oli parem ilma selle uue tehnoloogiat, teised arvavad, et selle uue tehnoloogiaga on parem. Ja üldse nende tehnoloogiate puhul on ka alati selline sisemine pinge, et me näeme seda minu meelest iga päev. Ma ise mõtlesin mingite päris vanade asjade peale, näiteks kirjakunsti valdavaks saamine oli ka suhteliselt selline vastakaid tundeid tekitav, et ühelt poolt oli suurepärane, et oli võimalik talletada mingeid olulisi asju, aga teiselt poolt nagu kriitilised vaade oli see, et inimeste mälu nõrgeneb, inimesed ei õpi pähe midagi enam, põhimõtteliselt see nagu mõjub halvasti inimestele, jäävad lollimaks lihtsalt ja kogu see vanad oskused kaovad ära nagu. Et paraku need tehnoloogilised revolutsioonid paistavad sellised olema, et neil on omavahel sellised pinged
või nad nagu tekitavadki mingeid pingeid ja ütleme, kui Prometheuse juurde tagasi tulla, siis eks ole, ühelt poolt on näha, et see selline tehnoloogiline revolutsioon tulevargusega, sellega kaasneb ka selline, eks ole, noh, mäss Zeusi vastu, põhimõtteliselt selline siis jumalate kontekstis võib-olla sihuke ühiskondlik revolutsioon või vähemalt mingi vastasseis. Ja noh, teiselt poolt jällegi ka selle tule puhul on minu meelest kuidagi abstraktselt väga selgelt näha seda, et jällegi ühelt poolt ta toob inimestele head, aga teiselt poolt noh, teiselt poolt nagu antakse vastu näiteks või noh, nagu selle tule pärast peavad inimesed vastu võtma selle Pandora ja sellest sünnib neile halba. Ja noh, nagu ma ütlen veel kord, et tegelikult see tulevargus on ka selles kontekstis, mis räägib sellest, miks elu praegu on raske või vähemalt miks elu praegu on selline, nagu ta on. Et põhimõtteliselt see tööde ja päevade lugu mingis mõttes on, see algus vähemalt seal on jutt sellest, miks meie elu on selline, nagu ta on. Ja noh, nagu seal on need elemendid olemas. Ja, võib-olla korraks lihtsalt peatuda sellel teemal, sest ma olen selle peale ise ka rohkem aega kulutanud. See muidugi mul nüüd õrnemalt meeles, ma arvan, et sama Rannusega käis see korra läbi. Kas sul on ka see tuttav, kui Mesopotaamias siis inimestele kingiti see võimalus siis asju kirja panna. Et seal siis jumalad veel umbes kas küsisid või kahtlesid, et kas te ikkagi tõepoolest tahate seda tehnoloogiat, et siis nagu sa rääkisid, et siis selle kirja tulemisega tuli ka väga palju nii-öelda seda kannatust, eks. Et on sul see motiiv tuttav sealt sellest ajast? No Mesopotaamiast mulle ei ole praegu see tuttav, aga noh, Kreekas endas on see no kuulus koht on lihtsalt Platoni dialoogis Phaedroses, kus räägitakse ka sellest, kuidas tegelikult üks jumal nii-öelda õpetas inimesed kirjutama. Selleks jumalaks on seal kontekstis Egiptuse jumal Tot tegelikult, aga noh, Platoni need müüdid on sellised, nagu nad on, et nad on kuidagi Platoni puhul väga tema filosoofia teenistuses ja nad on sageli kohati siuksed kunstmüüdid ja nii edasi, et aga et siis nagu seal öeldakse kirjakunsti kohta just umbes, et seal tekib küsimus, et kas see on nii-öelda nagu rohi, mis aitab mäletada või siis on see rohi, mis paneb unustama hoopis. Et just nimelt selle puhul nähakse ka neid kahte poolt täiesti. Rohi, mis aitab mäletada ja rohi, mis paneb unustama? Nojah, põhimõtteliselt küll jah, et seal kasutatakse seda rohu või nagu praktiliselt siukse nõiarohu sõna, farmakon on see kreeka keeles ja noh, nagu tõesti nagu, et kas see kirjakunst on nii-öelda mäletamist soodustav, mäletamise rohi või siis unustamise rohi. Just nimelt sellepärast, et ütleme, kui me kirja paneme, siis mingis mõttes me võime selle oma peast ära unustada. See on jah nii huvitav on see peale mõelda, sest ma jällegi seal Põhjameres ringi liikun, siis neile neil ikkagi need elava sõna kultuurideks. Ja see püsivus on nagu, et me tõepoolest nagu, see mälu siis püsib kuidagi nagu paremini, kui ta on elava sõnas, sest siis on ka need, mõtlen seal, ma kuulnud ka seal need muinasjuttude kandjad, eks, ja siis seal kord aastas saadakse kokku, siis seal ütleme, seal võib-olla 7 meest, kes kannab neid seal ja siis on see põhikandja ja siis igaüks seal kord aastas jälle loetakse need ette ja kui kellelgi seal oli midagi, sõna oli valesti, siis korrigeeriti ja siis niiviisi säilis see mäletamine. No täpselt, et noh, nagu kreeklastel oli mingis mõttes samamoodi, et ikkagi väga pikalt oli veel kindlalt seal suuline traditsioon nagu olulisem
isegi kui juba kirja kasutati, siis ta oli ka, noh, see kiri toimis teistmoodi kui tänapäeval ilmselt. Aga et noh, põhimõtteliselt jah, et see üleminek sellest suulisest traditsioonist kirjalikku kujundab seda ühiskonda ju nagu meeletult palju rohkem ümber veel, et noh, nagu just nimelt kreeklastel olid ka professionaalsed laulikud, keda siis mingis mõttes hoiti. Sageli nad ei käinud sõjakäikudel ja nii edasi, siis nad olid need mäluhoidjad. Sageli olid nad ka mingite füüsiliste puuetega ja selle, noh, nagu selles mõttes kaks head asja ühes. Selles mõttes, et ütleme, et nad ei, noh, nagu, noh, pime laulik on selline väga levinud motiiv, et siis, noh, ütleme siis pime inimene oli sobilik isik selle mälu säilitamiseks, sellepärast, et noh, ta näiteks sõtta ei läinud ja siis tal oli nagu omaette funktsioon. Ja noh, tõesti, eks ole, selle suulise informatsiooni kuidagi hoidmine ja edasiandmine loob täiesti teistsugused sotsiaalsed suhted nagu nende traditsiooni hoidjate vahel ja nii edasi, ja et eksisteerib üldse ühiskonnas mingi selline grupp inimesi, kelle ülesandeks see on ja nii edasi, et selles mõttes nii-öelda kirja valdavaks saamisega või noh, nagu selle kultuuri päriselt kirjalikuks muutumisega kadusid need inimesed ära. Ja noh, nagu praegu ka me saame nagu kõike umbes raamatust järele vaadata, aga mingis mõttes meil ei ole seda inimest, kellelt küsida seda. Jah, me ei saa seda vaadata selle kirja panija silmadega. Ja veel me ei saa minna ka ajas tagasi ja siis lugeda seda selles hetkes. Mingis mõttes on ju, et meil kaob see mingi osa sellest mälust nagu ära, eks. Ma arvan kaob, jah. Ja noh, nagu mingis mõttes see meie side selle tekstiga on ka ilmselt kuidagi oluliselt väiksem, et kui me ka ise kirjutame midagi, siis me kirjutame selle ära ja mingis mõttes paneme selle raamatu kinni, sümboolselt võib-olla ja liigume edasi, võib-olla mõtleme midagi uut, kirjutame midagi uut, aga et kui kogu looming käib kuidagi, kui see kogu looming on peas olemas, et siis see mingis mõttes sinuga kaasas kogu aeg ja et sa ei saa edasi liikuda võib-olla selle juurest mingis mõttes. Et noh, see on see, võib-olla teiselt poolt on seotud see selle kuulsa parti ideega autori surmast, et noh, nagu kui nagu teos on ära kirjutatud, siis tänapäeva mõistes hakkab see tekst nagu oma elu elama ja autor nagu kaob sealt täitsa ära, et me loeme lihtsalt raamatut ja tegelikult nagu ei ole see tähtis, mida see autor teeb edasi, aga et võib-olla kui see tekst selle autoriga kogu aeg nagu kaasas käib, et siis mingis mõttes ei saa see autor surra sellisel kujul. Jah, seal noh, ütleme 5 aastat, pikalt oli seal selles punase mehe indiaanlase maailmas ja siis seal põrkad kokku, siis ma olen sellest korduvalt siin rääkinud ka, siis ütleme, meie siis elame sellise nagu kirjaoskajate maailmas on ju ja kirjaoskuse siis protsent ja nii edasi, et siis et kui palju noh, et ja lugemise kirjaoskuseks ja siis seal põrkad kokku no need, ütleme, samamoodi neid võib nimetada siis teadlasteks, intellektuaalideks ja pühameesteks, kes on siis kirjaoskamatud. Aha. Noh. Nad on kirjaoskamatud või? Jaa. No ütleme, et nad ei kirjuta selles mõttes. Et kogu nende olemus on läbi sõnade. Ja see on hämmastav. Noh, seal on paar raamatut on ilmunud ka, noh, veel siis, mis on siis, üks on siis Greatest Speeches of mingis siis kuulsamad kõned siis indiaani pealike kõnedest on ju seal 1800 ja siis eelmise sajandi algusest. Ja see on hämmastav, kui on neid mehi kuulata, kes ei ole siis, ütleme siis võib-olla seda, noh, kes kirjas ei väljenda ennast, väljendavad ainult sõnades. See on lihtsalt hämmastav,
kui arusaadavalt nad on. Ja kuidas nende sõnad, nad kuidagi, need nagu kõik, iga viimne sõna kuidagi jõuab kohale, läheb südamesse. Et jah, see Prometuse müüdi siis need, ütleme siis selle tehnoloogia, see nii-öelda see rohi ja siis see kannatus mingis mõttes. Ja. Need on jah, mõlemad seal kindlasti olemas. Jah, ütleme, ma arvan ka, et ütleme see teksti loomise protsess on ka tegelikult täiesti erinev või üsna erinev nagu suuliselt ja kirjalikult selles mõttes, et kas me kuidagi produtseerime seda teksti nagu jooksvalt ettekandmiseks või siis saame seda kirjalikult komponeerida, et kiri annab nagu igasuguseid lisavõimalusi, aga mingis mõttes võib-olla jällegi see ainult suulise juurde jäämine muudab seda teksti ennast ka, ma tahan öelda. Et ütleme, kirjalikult me saame palju lihtsamalt igasuguseid asju komponeerida selle teksti sees. Ja siis see tekst võib minna nagu keeruliseks, võib minna segaseks, kui me tahame hästi nagu keeruliselt midagi öelda ja mõelda, kuidas me siis seda argumenti esitame. Aga samas ka võib-olla kirjalikult väljendades on asjad kuidagi, mingid asjad võib-olla puhtalt rohkem mõistuse kontrolli all. Suuliselt, eks ole, me ei saa nagu struktuurilt väga keerulist teksti võib-olla suuliselt väga hästi luua, vähemalt nagu niimoodi jooksvalt niimoodi. Aga samas jällegi on need suulise teksti võib-olla seosed kuidagi assotsiatiivsemad kohati või see mõttevool on nagu mina ütleks loomulikum võib-olla, et see kirjaliku teksti mõttevool on väga tugevalt sellise ratsionaalsuse kontrolli all, aga suulise teksti mõttevool on nagu võib-olla segu ratsionaalsusest ja ka sellisest, ma ei tea, alateadvusest või kuidas ma teda ka ei nimetaks. Jah, seal tuleb, ta on, olen nõus, kuklas veel siis, me siin oleme selles Prometuse juures ja siis see tuli tehnoloogia ja siis see vastuhakk revolutsioon ja kuidas siis tehnoloogia ja revolutsioon on omavahel tihedalt põimunud. Siis teema, millega ma rohkem kokku puutunud, on võib-olla siis see üks suur tehnoloogiline revolutsioon, mis endas siis kandis ka suurt tehnoloogilist või suurt revolutsiooni Euroopas, oli siis see Gutenbergi trükipressi leiutamine. Ja siis sellele järgnev mingis mõttes ka kaos on ju Euroopas, eks. Et kui ennem siis see elav, või siis see kirjasõna oli siis seal kuskil kirikutes või kus neid seal kopeeriti ja ilgelt väga aega nõudev tegevuseks ja siis tuli tehnoloogia, mis võimaldas raamatuid ja kirjasõna kopeerida ja siis hakkas massiliselt, ütleme, raamatud jõudsid siis meie kätte, eks. Ka eestlase kätte ja mida me siis mida ma olen nagu hiljuti olen palju kuulnud, on öeldud, et näiteks siis see, ütleme siis nagu YouTube, eks, kus mina ka siin olen ja need saated, eks. Et see on mingis mõttes, mis praegult toimub, ma Rand stuudioga siin Tartus, et see on selle elava sõna, selline Gutenbergi laadne, kus muidugi igalühel on oma infokanal aga selline elava sõna massidesse minek on ka toimumas. Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus. Sellel kanalil on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Selles traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi ja mis see siis sünnikaart inimesele teeb,
Öeldakse inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünni hetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard Tarnas, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub. Ma arvan, et see on väga, väga hea mõte. Ma ei ole ise selles võtmes mõelnudki sellest, et ma olen ise mõelnud küll selles suunas, et ma arvan, et ka meil on toimumas jällegi selline vastuoluline revolutsioon suhteliselt võib-olla isegi natukene sarnane sellele päris suur selline, nii nagu see kirjakunsti tulek oli selline väga vastuolulisi tundeid ja pingeid tekitav olukord, et praegu ka, eks ole, meil on nagu suured küsimused, et kui kõike on võimalik internetist järele vaadata ja veel eriti AI vastab meile küsimustele, mis me tahame, et siis kas me nüüd kaotame midagi väga tähtsat ära, meil on kogu aeg see hirm, eks ole, et siis me enam ei õpi korralikult, meil need teadmised kaovad nagu, et ma arvan, et see on väga sarnane sellele kirjakunsti tekkimisega kaasnenud hirmule ja pingetele, aga et ma olen ise mõelnud jah ka selles suunas, et see praegu põhimõtteliselt see informatsiooni edastamine on muutunud jälle palju suulisemaks, eks ole, et minu lapsed ka enam ei loe võib-olla internetist nii palju asju isegi, vaid nad saavad hästi palju informatsiooni videotest ja mul on endal ka nagu sama probleem tekkinud, et mina ikka olin harjunud guugeldama asju järele, aga et praegu, kui mul on näiteks mingi arvutiprobleemi vaja lähendada, et siis tulevad kohe YouTube'i videod, et kus keegi räägib, mida peab tegema. Minule on see natuke võõras, aga et mingis mõttes ma arvan, et see kultuur on liikumas tagasi selles suulises suunas. Kiri ei kao kuhugi, aga mingis mõttes kuidagi see üldine asi muutub suulisemaks oluliselt. Aga see on väga hea mõte, seda ma ei olnud mõelnud, et tõesti võib-olla see internet nüüd võimaldab tõesti tiražeerida seda suulist traditsiooni samal viisil nagu see trükikunst kirjalikku. Ja siis mul ongi siis see et siis see kannatus, mis sellest Prometheuse tulest tuli inimkonnale, et need kannatused, et kui igal ühel on ka, et me näeme täna ka neid kannatusi päris palju mis sellest tehnoloogiast tulenevad, eks. Et aga võib-olla siis lähmegi siit edasi sinna, see Pandora vaat või tünn on ju, et see Pandora laegas on siis üks. Aga see on ta on vist, ta nagu ei ole õige tõlge, aga ta on vist niiviisi kasutatud kuskil popkultuuris. See on üks sõna, mida väga paljud teavad, eks. Pandora laegas. No just, täpselt. Et Pandora laek, aga kuidas sellest tünnist laegas sai, et tegelikult, eks ole, kreeka keeles on selle asja nimeks piitos, mis on tõesti siuke suur tünn. Sageli nagu savist, aga hästi suur siukene, kus võidi, ma ei tea, mingid vedelikke hoida, aga viljaga võidi hoida, et nagu kuskil keldris on siuksed suured tünnid kraamiga. Ja laekaks sai see tegelikult Rotterdami Erasmuse tõlke kaudu, kui tema tõlkis mingit, ma ei tea, mis põhjustel, aga ta tõlkis selle tünni laekaks. Ja võib-olla sellepärast, et see kuidagi oli lihtsalt seal sihtkeele puhul kuidagi loomulikum, kui mingist tünnist rääkida. Ja igatahes siis sai temast Pandora laegas, aga igal juhul see tünn ja laegas on sama asi. Ja põhimõtteliselt neid tünne ei olnud nagu ainult Pandoral, vaid kogu see tünnide
teema on selline, et Zeusil olid, võib-olla on siiani seal, kus ta elab, Olümposel siis või Zeusi kodus igal juhul 2 tünni. Üks tünn on täis häid asju, teine tünn on täis halbu asju. Sellest on Homerose eepostes kirjas neist Zeusi tünnidest näiteks. Ja siis üldine printsiip on see, et Zeus siis võtab mõlemast tünnist ja annab inimestele nagu siis nii-öelda õnne ja õnnetust, et nagu kogu see sükene selline tavaprotsess peaks olema kuidagi tasakaalus, et Zeus annab nagu mõlemat ja põhimõtteliselt siis ilmselt see Pandora tünn või Pitos pärineb ka sealt samast Zeusi juurest, aga et sinna siis Zeus pani vist halvad asjad ja saatis Pandora siis selle tünniga Prometheuse venna Epimetheuse juurde. Prometheus ja põhimõtteliselt saatis ta praktiliselt Epimetheusele naiseks, nagu umbes Zeus andis Pandora talle nagu oma tütre mingis mõttes talle naiseks ja Prometheus oli küll hoiatanud, et ta ei võtaks vastu seda Pandorat ja tema tünni, kusjuures Pandora nimi ise on ka tähenduslik, et ta tähendab paan on kõik seal alguses nagu, ma ei tea, nagu panteism või midagi sellist, eks ole, paan esimene pool tähendab kõik ja door on kink või andam. Et põhimõtteliselt see Pandora on siis selline kahte moodi tõlgendatav. Üks variant on see, et ta on kõikide jumalate kingitus inimestele, eks ole, et ta on nagu kõigi kingitus, kõigi andam. Või teine variant on siis, et ta on ka ise kõike andev. Need on sellised mõlemad variandid täitsa olemas. Selles mõttes, et vähemalt teatud allikate järgi see Pandora varasemal perioodil võis olla ka sellise nagu mingi maaema funktsioonis või kuidagi nimetusena käibel. Ja maaemana oleks ta muidugi ise see, kes annab nagu igasuguseid loodusande. Aga hiljem hakati temast mõtlema küll kui kõigi jumalate kingitusest, et ta ise on nagu kõigi kingitus, kõigi andam. Ja jällegi see maaemana ja on ta ka seotud kogu selle kontekstiga Prometheuse kontekstiga, et põhimõtteliselt seal Tööduse päevades ongi juttu sellest üsna pikalt, et just nimelt, et miks inimesed peavad nagu maad harima ja miks nad peavad tööd tegema selleks, et nagu süüa saada. Et mingis mõttes siis see Pandora vastuoluline loomus on samuti seotud selle inimeksistentsi kui sellisega. Ja eks ole, tema tuli selle tünniga Epimetheuse juurde. Epimetheusel oli meelest läinud, et ta ei võtaks vastu, ta võttis vastu ja siis Pandora avas tünni. Halvad asjad lendasid sealt välja, seda on öeldud. Ja siis Pandora ehmatas selle peale ära ja pani ise selle tünni kinni, selles versioonis vähemalt. Ja siis sinna tünni jäi lootus. Ja omaette küsimus on nüüd see veel, et mida see kõik tähendab. Et esiteks, kas lootus on hea või halb? Et kui see oli halbade asjade tünn, miks seal siis lootus oli, kui see on hea asi? Või on see lootus ikkagi halb asi? Ja teine küsimus on see, et kui see lootus sinna tünni jäi, eks ole, siis mida see tähendab, et nagu need asjad, mis nagu tünnist välja lendasid, nendega on selge, et need nagu
käivad inimkonda mööda ringi nagu ja inimesed kannatavad nende all umbes igasugused haigused ja ma ei tea, vananemine ja muud õnnetused ja hädad. Aga et kui see lootus sinna tünni jäi, kas see tähendab seda, et inimestel ei ole lootust, et nagu lootus ei jõudnud nendeni või tähendab see seda, et see just nimelt see lootus jäi kuidagi nende kontrolli alla ja kõik need muud on nende kontrolli alt väljas, et see on ka niisugune nagu väga huvitav arutlusteema. Aga et see Pandora on nagu seotud hästi tihedalt selle tulevargusega ikkagi, et selles mõttes, et see Pandora on väga konkreetne Zeusi vastus sellele tulevargusele, et seal on otse öeldud, et ma nüüd selle pettuse eest annan teile selle Pandora. Mis sa arvad, sa saatsid mulle ka selle Tööd ja päevad. See ei ole väga pikk. See lõik. Jah. Võib-olla loeme ette selle. Loeme. Kas sa loed ise? Loe ise, ma arvan sul... Ma proovin siis ise teda lugeda. Koos selle Pandora looga sa mõtled loen. Mis ma saatsin sulle, jah? Kuid salajas pidas Zeus ja sealt. Ja, ma kohe vaatan, kust ta on. Jah. Kuid salajas pidas Zeus südames seda sattunud raevu, sest teda armetult Prometheus välja ta mõtles. Sest teda armetult Prometheus oli riukline petnud. Sestap vaid viletsust inimestele välja ta mõtles. Varjas tuld, aga jälle ja apetiit, hea soovlik, näppas selle ja tõi inimestele tarkpead Zeusilt. Välkude pildu ja eest ära peites õõnsasse putke. Pilvede kuhja ja Zeus sõnas nii temal sattunud raevu. Jaapetuse poeg, kes sa kõikide plaanisid taipad, rõõmu sa tunned, mult tule näpanud ning südant petnud. Sulle tast suur häda ning inimestele kord tulevaile. Saan tule ent asemel pahe neile ma andma, mis rõõmu kõigile teeb, et embaksid pahet kõik omaenda. Nii sõnas naerdes taat surelikkude ning jumalate, käskis Hefaistost väga kuulsat viivitamata maast ning veest segu tempida ning vägi sisse ja häälgi panna sel puht inimlikud, näalt jumalannade laadse neidise vormida sest ülimeeldiva. Siis ka Ateenet õpata õmblustööd osavasti tal põimima kangast. Sarmi tal ümber päälasi kallata kuld Afrodiitel, piinavat kirge ja hoolt keha liikmete eest, aga sisse koerale kõlbliku taibu ja petliku loomuse käskis poetada Hermesel Zeus, sõnatoojal Argose tapjal. Ütles, täitsid need käsuvaldjast Zeus Kroniooni. Vormis maast sedamaid osav meister kuulsusrikas auväärt neitsiga sarnase, nii kui Zeus oli tahtnud. Kasvas kaunistas teda öökulli silmne Ateene, sättisid ümber kaela hariidital jumalikud aulise peituga koos kuldkee ning kroonisid hoorid kauni juukselised kevadlilledest pärjaga lõpuks. Kõigiti pallas Ateene ta liikmed veetlevaks ehtis. Kuid lisaks sokutas sõnatooja tal Argose tapja, valskust põue ja meeldivaid sõnu, petlikku loomu. Zeus isa valjult kärkiva tahtel sisse need seadis. Häälegi sai jumalate ta käskjalalt hüüti Pandoraks naist, sest kinkisid kõik tal Olümpose hoonete valdjad kingi. On nuhtluseks see inimestele leiba, kes söövad. Kui aga lauskavalus oli valmis kõigutamatu, saatis Zeus isa Epimetheusele Argose tapja, tuntud käskjala kiire, et kingitust üle anda. Epimetheusele ent ei meenunud jutt Prometheuse kinki, et vastu ei too tohi võtta Olümpose Zeusilt. Peab avamata tagastama, et kuri ilma ei sünniks. Niipea kui avas kingi, ta mõistis, et tõesti on halb see, sest olid maailmas pahed võõrad veel inimsoo jaoks aegadel ammustel.
said hakkama kurnava tööta, ei tõbe tundnud kurja, need andsid meestele keerid. Sest saab kurjuse käes surelikest rauk kibekiirelt, vaadist vallandas pahed, kõik oma kätega naine, tõstnud kaant vägevat. Inimestele vaid hädakoorma välja ta mõtles. Lootus veel jäi viimsena vaati, suuaval takerdus, sest toekas kindluses. Uksest välja ei lipsanud, sest oli tee peal ees vägev kaastal. Aigist kandev Zeus seda pilvede kuhjaja tahtis. Kuid hädad arvutud inimsoo seas hulguvad aina, sest kogu maa on täis pahesid, neid täis meriga on. Haigused on inimsool igapäevased, need salamahti öösiti uitavad ringi ja kannavad laiali kurja. Vaikides suurt surelikele. Tark Zeus hääle neilt võtnud. Nõnda ei Zeus isa nõu eest saa ära peita end kuskil. Aitäh. Jah, see kannatuste teema ja viimasel ajal ma olen see lootus on ju või see, et mis pidi siis vaadata seda, et see lootus jäi sinna tünni, et üks asi ma olen see eelmises saates oli ka, saate lõpus oli juttu siis indiaani prohvetlusest ja siis üks mees, tema nimi oli siis Mad Bear vist, ta oli üks Seneca indiaanlane, ta tegeles ka siis hõimude vaheliste ettekuulutuste kogumisega ja minu arust oli tema eest, ta ütles nii, et mis on prohvetluse üks põhimõte on see, et anda inimestele lootust. Et inimestel ei tohi kunagi lootust ära võtta. Ja selle peale ma olen ka just viimasel ajal palju mõelnud, et palju on just kuulda kõnepruugis seda, kui lootusetu on kogu olukord. Et ma ise just mõtlen ka, et see lugu ka tuletab hästi seda mulle vähemalt meelde. Et proovi hoida siis nagu lootust või siis seda või anda inimestele lootust. Et me ka sõnaga loome maailma, et kui me räägime, et kui halvasti kõik on ja kuidas kõik laguneb, et siis ei jäta inimestele väga palju lootust. Et jah, see lootuse aspekt jätab nagu mõtlema. Paneb mõtlema, jah, et seal on nagu neid tõlgendusi, nagu jah, seda, eks ole, see on nagu segane olukord selles mõttes, et miks halbade asjade vaadis oli lootus üldse, kui see nii-öelda hea asi ja ja teine variant on siis see, et küsimus, et jah, et mida see tähendas, et ta sinna vaati jäi. Et kas see tähendas seda, et see jäi inimestele alles või just kadus inimestelt ära ja ilmselt saab sellest mõelda nagu väga erinevatel viisidel, et üldiselt on öeldud, et jah, Zeus pani sinna vaati nagu halvad asjad. Kui me sellest lähtume, siis tegelikult on üks võimalus üldse mõelda sellest niimoodi, et tegelikult see lootus, vähemalt selle sõnana kreeka keeles võib tähendada ka aeg-ajalt sellist halbade asjade ootust. Et võib-olla nagu saaks sellest mõelda hoopis niimoodi, et halvad asjad lendasid sealt vaadist välja, aga et õnneks ei olnud seda, et inimesed et see nii-öelda selline pessimistlik halbade asjade ootus ei lennanud inimeste sekka õnneks ikkagi. See on nagu ümberpööratult ikkagi seesama mõte, et inimestel mingi hea lootus säilis, kuigi et võib-olla see maailma pilt ei ole ka nii must õnneks. Aga jah, või siis tähendab see lihtsalt seda, et umbes see lootus oli seal ikkagi mingitel põhjustel hea asjana ja ta jäi mingis mõttes inimeste kontrolli alla seal vaadis. Ja ülejäänud, nagu need hädade puhul ongi see häda, et nad on nagu
kuidagi täiesti kontrolli alt väljas, et seal see kirjeldus, kuidas nad käivad seal veel hääletult ka, no selles mõttes, et häda ei hüüa tulles, eks ole, mis on ka üks näide sellest, kuidas häda on kontrolli alt väljas. Et kui ta hüüaks tulles, siis me saaksime võib-olla olukorda kontrollida natukene. Aga et võib-olla siis see lootus on see, mida me saame kuidagi rakendada ise ja teadlikult ja ma arvan, et me peaksime ka tegema seda, jah. Ja Prometheus varastas tule, siis Zeus karistas seda, siis rääkisime sellest Pandora laekast, on ju, siis ütleme, et siis muidugi siis see üks kuulus veel versioon või see on siis sellest, kus siis ta nii-öelda sellest karistuseks siis aheldas ta sinna kuhugi, ma ei tea, siis mäe otsa, on ju, ja teatud andmetel Elbruse tippu minu meelest, aga no on veel variante, jah. Jah, et see läheb mingi Kaukasis ma lugesin ja vaatasin, et läksin veel vaatasin ka neid Kaukasi mägesid eile, et väga kaunid. Aga võib-olla siis räägi korraks siis see versioon ka lahti sellest, et kus siis karistuseks ta sinna mäe otsa pandi ja siis seal tuleb see maksa sümbol välja, siis see kotkas ja siis see iga öö tal siis iga päev tal see maks sealt välja nokitakse ja siis iga öö ta taastub. Et see siis sellise kannatusega nagu igikestev vastupanek või nagu igikestev, mis see õige sõna see on, toimetulek kannatusega. Jah, et noh, lugu ongi põhimõtteliselt see, et Zeus nii-öelda personaalse karistusena siis ta aheldas sinna mägedesse ja tõesti kotkas käib tema maksa sööbas päevasel ajal ja öösel kasvab see maks tagasi. Ja siis, nagu ma ka enne viitasin, siis teatud versioonide järgi siis Herakles veel teda vabastas sealt. Mingi hetk, et tal võib-olla see igavesti ei jäänud see protsess kestma. No põhimõtteliselt ma arvan, minu jaoks ta läheb vist samasse ritta nende muude ka sageli titaanide osaks saanud või muude halbade inimeste osaks saanud selliste igaveste karistustega, noh nagu ma ei tea, Sisyphose kivi veeretamine või Tantalase piinad, kes, eks ole, on seal allilmas ja tahab süüa ja juua, aga et siis vesi ja õunad lähevad ära või söök lähevad ära tema juurest. On nagu selline pidev korduv piin ja noh, sageli see pidev korduv piin siis saab osaks just mingitele tegelastele, kes on ületanud mingeid selliseid jumalikke piire või noh, nagu norme mingis mõttes, et kes on jah, nagu jumalate poolt seadutud piiridest üle astunud. Aeg-ajalt pidades ennast kuidagi paremaks või siis ka mitte, aga et nii see on. Ja et muidugi see maksasöömine on suhteliselt tõesti spetsiifiline karistus, tundub mulle just nimelt sellepärast, et ta ei ole kuidagi selline noh, ma ei tea, see kivi veeretamine tundub ikka mingi mõte, mille peale võiks tulla igavese karistuse kontekstis. Aga et see maksasöömine on väga spetsiifiline asi, et ütleme, et just kotkas tuleb seda maksa sööma. Kotkas ise on muidugi enam-vähem Zeusiga samastatav sümbol, et või vähemalt igasuguste valitsejate sümboliks on kotkas väga tüüpiliselt. Ja kotkad ja kullid ja pistrikud ja muud sellised on ka nojah, sellise kõrgema võimu sümboliks Kreeka kirjanduses sageli, mis võib olla ka vägivaldne, nagu selline tugevama sümbol, kes siis ohustabki mingeid nõrgemaid tegelasi. Ja niimoodi ma arvan, et ka seda kotkast on seostatav Zeusiga, seda enam, et tegelikult üks kuulus koht, kus see maksasöömist on muidugi ka erinevates tekstides, aga et üks kuulus tekst, kus see maksasöömine ja
Prometheuse karistus on siis Aisüülase omistatud teos aheldatud Prometheuse näidend, eks ole. Ja noh, seal näidendis on konkreetselt tegelikult väga tugevalt selline ühiskondliku revolutsiooni või sellise ühiskondliku pinge teema sees, et seal see Zeusi on kujutatud või noh, Prometheus kirjeldab Zeusi kui suhteliselt sellist, ma ei tea, väga türanlikku valitsejat, et noh, selline, ma ei tea, Prometheuse vastasseis mingi türanniga või nagu, et seal on nagu see olemas ja selles mõttes see kotkas läheb väga hästi sellesse pilti ka sisse, et kotkad on nagu sellised mingis mõttes vägivaldsed valitsejad sageli. Ja Max ise, kui Maxa juurde nüüd jõuda, siis nagu ma ütlesin, see Max on väga oluline organ Kreeka varasema kultuuris, nii Max kui ka sellega seotud Maxa kandis asuv, no mida eesti keeles nimetatakse vahelihaseks, no diafragma põhimõtteliselt. Võõrapärase nimega, aga kreeka keeles on selle asja nimeks freen, mis on omakorda siis tegelikult tähendab või nagu seal eks siis on tunded nii Maxas kui selles vahelihases, inimene tunneb viha ja mingeid muid asju just selle osaga kehast. Kuni sinnani välja, et seda freeni kuidagi tõlkida on väga keeruline, aeg-ajalt tõlgitakse teda südameks, nii absurdne kui see ka ei ole, nagu et kuidas sellest vahelihasest süda saab, aga et igatahes nagu need emotsioonid, mis meil kipuvad südames olema, olid kreeklastel paistis varasemal perioodil vähemalt seal Maxa kandis. Et siis mingis mõttes Maxa söömine võib-olla on ka kuidagi selline keskendunud sellesse emotsionaalsesse keskusesse keha puhul Prometheuse müüdis. Ja noh, lisaks veel ühe kihina tuleb mängu see, et konkreetselt Maxa kohta Platon on näiteks arvanud, ma ei tea, kui tõsiselt teda, Platoni puhul on alati küsimus, et kui tõsiselt, kui otsesõnu teda võtta saab, aga et ta siis ühes kohas ka kirjeldab, kuidas nagu unenäod tekivad Maxa pinnalt, nii-öelda Max on niisugune läikiva pinnaga ja põhimõtteliselt siis mingid tunded peegelduvad sealt kuidagi Maxa pinnalt ja sellest tekivad unenäod, et jällegi noh, tundub, et see Max on kuidagi emotsioonide ja võib-olla ka siis mingit pidi niisuguse alateadvuse asupaik, kui me nagu tänapäeva mõistetes sellest räägime. Jah, see noh, veel niiviisi, kui ette kujutada seda igavesti siis Prometheus seal mäe otsas on ja iga päev, kui päike tõuseb, siis tuleb üks kotkas sinna, kes jällegi öösel on ta terveks saanud ja siis päev läbi siis nokib seal tema seda Maxa, see no ütleme selline ilusad maalid on ka tehtud sellest, et need on siin kindlasti inimestele näha ka, aga see noh, see nii-öelda siis sellise tehnoloogia varastamine ja siis sellest mingi suur asi, mis sa sellest vastu saad, eks, ja siis selle eest selle vastutuse kandmine mingis mõttes, et või see igavene mingi kannatus, mis siis on nagu kunagi ära ei lõppe tänu sellele, mis sa siis said sealt sellest tehnoloogiast. Ja siis mingis mõttes see kordus, et sa kogu aeg teed seda läbi, noh, seal tuleb see vastupidavuse või siis ma teeks, see lootus saab ka sinna panna, et see mingis mõttes kogu aeg nagu pistad rinda sellega, on ju. Püsid. Ja ma arvan, et see on selles loos kindlasti sees, et ma just ei teagi, kas ma oskan kuidagi midagi lisada sellele, et ma arvan, et tõepoolest, et on võimalik näha täitsa seda paralleeli, eks ole, selle nii-öelda
tule saamise, tehnoloogilise uuenduse ja siis sellele järgnenud karistuste vahel, selles mõttes, et ma ütlen, et see karistus ongi nagu kahepoolne, et Prometheus ise kannatab ja inimkond kannatab ka teistel viisidel võib-olla ja noh, kogu see kontekst on see, et inimkond peab nagu vaeva nägema. Ja noh, põhimõtteliselt ka Prometheus peab vaeva nägema siis seal selle käigus ja ütleme ja noh, nagu põhimõtteliselt see ilmselt ongi see vastuolu seal, et ühelt poolt see tuli teeb elu kergemaks, aga teiselt poolt vähemalt müüdis kaasneb sellega selline pidev vaev selle uue tehnoloogiaga. Ja noh, nagu kuni sinnani välja, et tegelikult see lootuse teema on, noh, me saame mõelda nii Prometheuse kannatuste puhul kui inimkonna puhul sellele, on ka selline keeruline selles mõttes, et mingis mõttes kogu see lugu tõesti kirjeldab seda, miks meie elu on selline, nagu ta on. No mingis mõttes ka siis, miks Prometheuse elu on selline, nagu ta on. Aga et see on tegelikult väga põnev küsimus, et kas kreeklaste jaoks, no ütleme, Hesiodus ja kreeklased üldse sageli väljendavad, eriti selles kohas ka, mis ma lugesin, oli päris must pilt sellest, et umbes tundub, et mingit lootust ei ole ja et hädad käivad ringi ja nüüd me peamegi nagu piinlema ja vaevlema kogu aega. Aga et noh, iseenesest nad kujutavad küll oma elu või kujutasid oma elu, kirjeldasid nagu raskena, aga noh, samas jällegi võib-olla ma loodan vähemalt, et neil see mingi lootus siiski oli. Ja noh, võib-olla siis ka Prometheusel on mingi lootus selles mõttes, et nii lootus sellele, et see maks talle tagasi kasvab iga natukese aja tagant. Et see on nagu tegelikult positiivne nähtus tema kannatuste juures. Ja noh, teiselt poolt siis ka ma ütlen, et suuremas plaanis teatud müüdis ta ka vabastatakse sealt lõpuks, et noh, nagu mingi vabastamislootus on ka olemas. Ja lihtsalt siin kuklas üks asi, mida ma siin nendelt sealt osadelt indiaanlastelt kuulsin, noh nad tulega saavad hästi läbi, eks, et seal on ka seda, noh nii Indias on ka neid tule rituaale üsna palju ja siis seal Põhja-Ameerika indiaanlastel neil ka. Siis nemad, kuidas nad tulest räägivad, ütlevad, et mis on nagu tänase kaasaja häda on see, et me oleme selle tule kodustamisega, tulega läinud hästi liiale. Et tuld on maailmas hästi palju. Ja siis siin, noh, siis nad siis räägivad sellest maast ja õhust ja veest, et tänu sellele, et see üks tule jumal on niivõrd purgist välja lastud, et siis tänu sellele siis need teised 3 seal kannatavad. Ja noh, nagu tegelikult saaks sellest tulest tõesti ka mõelda ja no ütleme sellest Prometheuse müüdist ka nagu teistpidi natukene, et ta näiteks seal samas Töödes ja päevades ja Hesiodusel seisab kõrvuti teiste müütidega, mis räägivad ka sellest, miks elu raske on inimestele praegu. Üks müüt, mis on nagu kreeklastel, aga ka ütleme ladina keeles olemas ja tegelikult ka näiteks Lõuna-Ameerika indiaanlastel Popol Vuhis on ajastute müüt, nagu eri nagu inimeste põlvkonnad eksisteerivad. Ma ei tea, kas Põhja-Ameerika indiaanlastel on ka. Nagu maailmad. Jah, et nagu väga erinevates kohtades on see ajastute idee ja noh, nagu üldiselt need ajastud käivad alla kõik, eks ole, et nagu alguses oli väga hea, no kreeklastele vähemalt kindlasti, et alguses oli selline kuldajastu, kus oli kõik elu nagu väga mõnus ja hea ja siis praeguseks on kätte jõudnud see nagu vähemalt nende ajastute järgi see kõige halvem ajastu. Ma ei tea, kas tuleb veel halvem või mitte, seda ma ei tea, aga et sellest nad ei räägi, aga et noh, nagu põhimõtteliselt praegu on kõige raskem aeg. Ja noh, nagu tule kontekst
kui tuli sinna konteksti viia, siis see põhimõtteliselt tähendab seda, Hesiodosel on küll need müüdid lahus, see tule toomine ja need ajastud, aga ilmselt see tule toomine võiks ikkagi jääda sellesse praegusesse kõige halvemasse ajastusse. Et kui need asjad kokku panna, siis sisuliselt tähendab see seda, et kuldajastul, sellel kõige paremal ajastul, seal on öeldud, et inimesed elasid jumalad ja nii edasi, et põhimõtteliselt see on ajastu, kus mingis mõttes tuld vaja ei olnud üldse. Et kõik hea tekkis iseenesest, sööki oli küllalt ja ühtegi häda ei olnud põhimõtteliselt et oli soe ja süüa ja kõike seda, seal oli öeldud, et põldu ei pidanud ka harima, et asjad ise kasvasid ja nii edasi, et see on see ajastu, kui tuld vaja ei ole. Aga et ma tahtsin jõuda selleni välja, et ütleme sellel kõige halvemal ajastul on olukord selline, et põhimõtteliselt saaks mõelda sellest ka niimoodi, et kui seda tuld ei oleks veel hullem. Et praegu on nii halb ajastu, nii halb aeg, põlvkond ja et ütleme, me peame õudselt vaeva nägema ja nii edasi. Ja ütleme selle tule toomisega kaasnesid ka veel lisahädad ilmselt, aga mingis mõttes oleks veel hullem, kui ei oleks, jah. Päris hea mõte. Jah. Jah, võib ka see küsimus jääd, et kuidas ka selle tulega hea hästi läbi saada. Üldse tulega suhte loomine. Et ta küll on kuskil taustal meil on, eks, aga palju ka siin selles lääne tsivilisatsionis, et siin taustal on palju protsesse, mida me ei hooma või meil ei ole otsest sidet, siis ütleme, et vesi tuleb kraanist, on ju, et me üldse ei teadvusta tegelikult neid looja põhiaspekte, nagu tuli, vesi. Meil ei ole sellist teadlikud konkreetset suhet nendega. Olgu siis ka kas või mingi rituaalne või mida iganes, eks, et ta kuidagi tahaplaanile on vajunud need jumalad või need, mis siis meile kogu seda rikkust mingis mõttes toovad või loovad, eks. Aga ja Prometheusest on siis juttu olnud, kus me siis tänu siis Richard Tarnasele, et tema siis ütleb, et nad on siis seda Prometheuse müüti vaadanud ja Prometheuse seda kvaliteeti on ju, et see tehnoloogia, see mäss, sellest mässust tulenev nii-öelda see vili või siis sellisele Zeusi türanlikule korrale moraali järgides vastuhakk. Et see on siis seostatud siis kui kreeklased saaks uuesti nimetada, siis näiteks Uraani planeet, et see annaks talle nimeks üldse Prometheus. Kui me vaatame seal astroloogiliselt, siis neid planetaarseid suhteid, et siis see Prometheus paistab sealt Uraanist läbi. Aga siis sellest Prometheuse ärataja raamatust, see on umbes 100 lehekülge pikk. Siis selle kokkuvõtte, selle esimese lõigu ma juba lugesin, et ma loen siia lõppu siis terve selle kokkuvõtte. Kirjutab siis Tarnas niivis, et ma usun, et astroloogilise Uraani arhetüüpse identiteedi tunnustamine müütilise Prometheusega võib radikaalselt laiendada ja süvendada meie arusaama selle planeedi tähendusest. Millegi nime teadmine vabastab meid. Nagu Rudolf Steiner kirjutas, jutumärgid algavad, initsiatsioon seisneb selles, et õpitakse nimetama maailma asju nimedega, mis kõlavad nende jumalike loojate vaimus. Ja jutumärgid lõpevad. Siis nüüd tuleb siin siis astroloogiast natukene, et astroloogia on seega sisuliselt võimeline tunnistama füüsilise planeedi ja arhetüüpse vormi ühendust. Astroloogia annab seega inimkonnale selle evolutsioonilise kriitilisel hetkel 2 väärtuslikku kingitust. Esimene on psühholoogiline. Arhetüübi ja planeedi ühenduse tajumise kaudu vabaneme kergemini arhetüüpsete jõudude alateadlikest mõjutustest. Arhetüüp ei ole enam see, mis on tundmatu, alateadlik ja mõistatuslikult kõikvõimas. See on nüüd ärganud reaalsus, milles inimpsüühika on teadlik osaline. Teine kingitus on ehk sügavam ja võiksime seda nimetada vaimseks.
kuid sama sobivalt ka filosoofiliseks või teaduslikuks sügavaimas mõttes. Astroloogia pidev uurimine annab inimteadvusele kogemuse elavast jumalikust intelligentsist, mille keerukust, võimu ja ilu on raske ette kujutada. Arhetüüp elab ja hingab oma tähenduse meisse ja ajalukku, olenemata sellest, kas me suudame selle olemasolu tunnistada või mitte. Kuid astroloogia uurimise võimaldatud sügava teadlikkuse kaudu saame teadlikult osaleda kosmoses endas toimuvas loomingulises protsessis. Astroloogiliste arhetüüpide tajumine ja seeläbi vabanemine alateadvuse ahelatest on ühel tasandil erakordne inimese mäss arhetüüpide manipuleerimise vastu. See on sisuliselt jumalatelt tule varastamine. Kõrgemal tasandil on see vargus muidugi arhetüüpselt ette määratud ja selle arhetüüp on Prometheus. Astroloogia on Prometheuse tuli. Tarnas oskab hästi kirjutada ja võtab mõnusalt kokku alati, et see kosmose pühe, ma ootan ka, kui see eesti keeles juba ilmub, et see, siis see Uraani planeet, et kui siis seal, ütleme, Vana-Kreekas ja Roomas seostati siis astrolooge Merkuuri või Hermesega, siis klassikalises või siis selles või siis kaasaegses astroloogias on ta just siis selle Uraani all või siis selle Prometheuse all. Et see astroloogia on Prometheuse tuli, et ma ise olen selle rohkem siin tegelenud siin paar aastat nüüd süvenenumalt, et see tõepoolest natuke meenutab sellist millegi varastamist ja siis läbi sellise teatava nagu seal müüdis, et siis see kord ja see rõhuv Zeusilik kontroll nagu reaalsuspildi üle, et see astroloogia, ega tihti ka, kui ikkagi inimestele sa ütled seda neile, et siis meil assotsieerub nii palju, ütleme siis sellist nagu Tarnas on öelnud, see astroloogia on selle ebausu kullastandard, aga sellepärast mulle ka taga meeldib tegeleda, sest tal on teatud selline prometeuslik kvaliteet juures, et selline väga ootamatu ja nihestav ja ka revolutsiooniline natukene. Ma just ka mõtlesin selle peale, et see on nagu väga huvitav, et esiteks selle tule saamiseks peab nagu varastama, et see mingis mõttes ütleb ikkagi seda, et mingi piiride ületamine peab toimuma, et saada seda tuld, ükskõik siis kas astroloogiana või mitte, et mingi niisuguse kultuurilise või ka üldse mingi revolutsiooni või ma ei tea, mille jaoks on vaja tegelikult üle astuda mingitest piiridest, mingitest reeglitest, ükskõik siis inimlikest või jumalikest, et nagu muidu see tuli ei oleks nagu inimesteni jõudnud, kui seda ei oleks tehtud ja mingis mõttes nende piiride ületamise eest tuleb alati ka kannatada, aga et see on siiski vajalik. Ja teine pool on see, et ma mõtlesin just, et sa rääkisid, et me oleme tänapäeval kaugenenud niivõrd tulest, et me ei tegele tema ise süütamisega enam ja üldse, et võib-olla nagu ta ei ole meil eluks vajalik, nagu selles mõttes, et meil ei ole nagu igapäevaeluks vaja seda, et meil oleks see tuli kusagil või me saame ta vähemalt tekitada väga lihtsalt, kui meil gaasipliit on, et see ei ole nagu kuidagi üldse nagu oluline punkt, aga et ma just mõtlesin selle käigus, et selle tõttu see tuli, mis meil on, kui me näiteks küünla põlema paneme, ma arvan, et hästi paljudel inimestel on nagu tung ikkagi aeg-ajalt see küünal põlema panna. Lihtsalt sellepärast, et see valmistab neile mingi esteetilise või spirituaalse kogemuse. Et mingis mõttes on see küünla süütamine just nimelt kõige puhtam selline tõestus sellele, et see tuli on niivõrd isiklik ja oluline asi või nagu selles mõttes, et me elame praegu keskkonnas, kus meil ei ole nagu mingit vajadust seda küünalt süüdata tegelikult. Ei sooja jaoks, ei valguse jaoks, mitte millegi jaoks ei ole teda vaja süüdata, aga me ikkagi süütame ta.
on jah, ja mul selle taustal kohe seal indiaani tseremooniad, seal on siis, mis seal öö läbi kestavad, on eraldi mees on nagu tulemees, kes siis öö läbi, üks mees on, kes tegeleb öö läbi tulega. Ja siis neid tulemehi on olnud õnn näha seal nii noori kui vanu. Ja, aga üldjuhul, mida vanem indiaanlane on, siis noh, võib-olla siis esimest korda ta seda tulemehe ametit kandis seal, kui ta oli võib-olla 13-14, et ta võib-olla siis 30 või 40 aastat on seda rituaalset tuld süüdanud. Et siis see on tõeliselt kaunis, imetlusväärne püha, kus sa saad üldjuhul siis meil selle rituaali langes ma öö läbi lihtsalt jälgingi seda tulemeest, et kuidas ta siis, ütleme, et sul on, ütleme, noh, et võib-olla siis et see küünla süütamise paralleel väga haakub sellega kaasa. Et see on mingi selline sentimentaalne tähenduslik suhe tulega. Ja seal, kui näed neid mehi, kes seal, kes see on nagu niivõrd tervendav ja kaunis, kus kuidas on võimalik siis, ja see tuli on, noh, seal on kuum, seal on veel sellised suured ülemeetrised latid, millega nad seda teevad ja selline, nad on nagu mandala mingis mõttes ja söed ja kuidas siis seal liigutab seda kõike, seda ringi ja see on nii detailseseni on see suhe tulega viidud, et ja siis nad seal vahest ütlevad ka, et vaata seda tuld, et ta võib sulle midagi öelda või et rääkida sinuga, et minu meelest on seda ka laste puhul näha näiteks, et jällegi minu meelest lastel, suuremal osal lastel on mingi niisugune loomupärane soov mängida tulega või noh, nagu see küünlaga või ükskõik millega, et noh, nagu see on nagu lihtsalt nii huvitav või see kuidagi inimesel on mingi seos tulega lihtsalt. Kütkestav. Jah. Aga aitäh sulle, Neeme, et Kuklas on veel siin mõte veel sellest mütoloogiast tuua, aga siis see jääb üllatuseks. No teeme nii, aitäh.